Mina räägin teile täna Dropboxist. Dropboxisse saab sisse logida aadressil dropbox.com. Kui ei ole olemas Dropboxi kontot, tuleb see luua. Kuna meil on olemas lasteaias Dropboxi konto, mida me kasutame igapäevaselt ja mis on jagatud lasteaia rühma emailidega, siis ma tutvustangi seda, mismoodi me Dropboxit kasutame igapäevatöös. Login Dropboxisse sisse. Ja siit avaneb vaade, mida kõike Nõlvaku lasteaia juhtkond haldab. Ehk siis meil on olemas kaustad, mis näitavad kogu maja rühmade tegevust. Näiteks kui ma võtan lahti Nõlvaku lasteaia ühe rühma kausta, siis siin all on laste kohakäimistabelid, nädalaplaanid, nende protokollid, mis on tehtud lastevanemate koosolekust, nende selle õppeaasta tegevuskava ja õppeaasta analüüsi vorm, mis on neil olemas, mida nad täidavad jooksvalt. Selleks, et kausta kellegagi jagada, võtan ma lähen selle kausta peale, vajutan parema kliki, Shared Folder Options. Siit on näha, kellega seda kausta on jagatud, kes seda kausta näevad. Selle konkreetse kausta puhul on tegemist Nõlvaku lasteaia kaustaga ja seda peaksid nägema kõik antud maja rühmad, pluss muusikaõpetaja, pluss logopeed, pluss liikumisõpetaja, ujumisõpetaja ja tervisenõustaja. Kui tahaks kedagi siia lisada, siis tuleks siia lisada tema emaili aadress. Näiteks paneme siia minu emaili aadressi ja send invites. Kuna ma olen juba lisatud, siis uuesti ma seda saatma ei hakka. Kuidas aga Dropbox töötab meil rühmades? Hommikuti, kui tullakse tööle, siis järelikult ikka, kuna igas rühmas on olemas arvuti, vaadatakse üle email. Meil jääb see protsess vahele ja me kasutame Dropboxi avamist. Avame Dropboxi. Igal rühmal on tegelikult olemas ülevaade 3 kaustast. See on üldkaust, tema majakaust ja siis rühmakaust. Ehk siis hetkel on siin selles valikus Nõlvaku, tuleviku ja kas tuleviku maja rühmad või Nõlvaku maja rühmad. Ja hommikul avatakse kõigepealt selline asi nagu loe igal hommikul. Siia lähevad sisse kõikide rühmade tegevused. Hommikul avades näeb siit kalendrivaadet, kus on kirjas, kes läheb õppekäigule, milline rühm mida teeb ja mis on tollel päeval planeeritud. Meil on olemas sellises üldkaustas avatud tegevused, mis on läbi viidud, hoolekogu protokollid, töögraafikud, ehk siis on igapäevaselt näha, kes kus kohas tööl on. Kui mul oleks vaja asendust, siis ma saaksin kodus selle kausta lahti võtta ja vaadata, et näiteks siin ühes rühmas on tööl täna pikka päeva, hommikul õhtul ja mismoodi see täpselt käib. Et ülevaade on kogu aeg olemas. Ja juhtkonna poolt on need asjad hallatavad, et mina näen iga rühma nädalaplaane, töölehti, kuutabeleid, tegevuskava, asju, mida nad on tahtnud nagu näidata mulle või mida nad peavad vajalikuks või jagada Dropboxi vahetusel. Et nende kaustade sisu on erinev. Aga kõikidele arvutitele on siis alla laetud Dropbox. Dropboxi ikoon on juba nähtud selline ja Dropboxi vahendusel failides muudatuste tegemine või uute failide ülespanek on äärmiselt lihtne.
võtame näiteks lahti siit nii, vaatame, kus kohas on kuutabelid. Täidan ära aprillikuu esimese päeva, kes oli kohal, kes on puudu, vajutan Ctrl S ja panen uuesti kinni. Ja nüüd mina enda arvutist olen täiesti võimeline seda kohe nägema. Et see on see ajas töö tegemine ja kui see salvestus on tehtud, siis tegelikult ilmub siia ekraanile ka teavitus, et sellisel väikesel nurga variandil ilmub siia alla kohe ka teavitus. Kuna Dropbox on sisse logitav või siis ütleme loodav e-maili põhiselt ja siin selle jaoks ma eraldi ei palu kellelgi ühtegi kausta tekitada, siis piisab täiesti sellest ülesandena e-praktikumi jaoks, et igaüks mõtleb välja ühe küsimuse, mida veel oleks vaja selgitada ja ma vastan nendele e-praktikumis ja vabandust hilinemise pärast.